Tere, mina olen Rimi Peakopp Demokäev ja täna oleme külla tulnud Jahu Jaanile. Tervist! Tere! Millega siin tegeletakse siis ja mida toodetakse? Jahu Jaan on siis väiketootja, kes valmistab maheteraviljadest mahejahusid, kruupe, helbeid ja kasvatab oma tooraine ise. Täna kasutame ka Jahu Jaani enda tooteid, teeme leiba, läheb 3 erinevat sorti jahu sisse ja teeme ka kõrvale ühe salati, kuhu läheb karakruupi. Jahu Jaani peremees on täna siis abikohvriks mulle. Ma saan siis käed jahuseks teha, ma saan aru. Ja, võib nii öelda küll. Et alustamegi sellest, et peaks ära määrima leivavormid võiga ja siis ära jahutama. Siis lähevad külmkappi seisma ja samal ajal segame kokku siis leivataigna põhja. Ja mina hakkan samal ajal tegema karakruupis salatit. Sinna sisse läheb veel tomatit, kurki, marineeritud kurki, sinepit, maasütsuliha ja teeme jogurti kastme peale. Millega te siin veel tegelete peale jahude tootmise? Nagu talus kombeks, siis ega ilma loomadeta ei pääse, et kukelaulu kuulame ja siis meil on siin mõned lambad ja veised ja... Aga kaua sa ise oled nagu talu peremees olnud juba? Omapäi siis olen tegutsenud 6 aastat. Okay. Et selle talu rajasid mu vanemad ja alustasid kohe, kui talude tagastamine alguse sai, siis nõukaaja lõpus ja Eesti Vabariigi algul, uue Eesti Vabariigi algul. Nii, aga tundub, et ma olen selle võimäärimisega hakkama saanud. Ja, siis võib siit võtta isujahu, jahutada ääred ära ja siis saadame vormi külmkappi tahenema. Pane julgelt, pane kas kõik ära, et ülejäänu saame äkki lasta siin tuulel lendu ja pole hullu midagi. Tegime sellele kukele äkki. Jah. Lase niimoodi, et ääred tuleks juurde täis. Ülesse välja. Ja. Läheb küll pärast nagu võid ka peale, et kindlasti ääre pealt lahti peaks. Aga mida paremini tehtud, seda lihtsam on kätte saada. Tundub päris hea juba. Ja selle vormi võib viia nüüd külmkappi tahenema. Okay. Ja mina teen siis edasi siin lihatomatist ja punasest sibulast salati. Ja ootame, kui peremees tagasi tuleb, siis ta saab hakata tegema leivataigent. Meil peaks olema valmis kaalutud tegelikult. Ta on siit välja. Siin on siis jahud. Siia sisse on kaalutud valmis juba 2 leiva kogus. Ja siin on olemas siis nisu täisserajahu, speltajahu ja rukkijahu. Ja paneme siia juurde täna kanepiseemneid, küpsetuspulbrit, maltoosat ja õlut ja see jääb selle nagu saiaseks käima. Võid kõik julgelt kuivained sisse kallata ja siis vedelikud peale ja segame korralikult läbi. See ainuks on siin see kaeraelves, see läheb pärast leivale lihtsalt peale. Võtab ilusama tekstuuri sinna peale. Pane julgelt, võtta kanepiseemned ja mariinsuhkur ka ära. Helbet tuleb peale. Ja, need kaeraelved läheb peale. Ja suhkur ka siin päikse käes juba kõvast läinud. Ja siis võid järjest hakata lisama maltoosa, vesi ja kasutame pilsnerit. Et see tuleb õllene leivasaialaadne. Et see on siis maitse jooks ja... No jah, ta ajab selle maltoosaga ilusti käima, et siis see sai nagu kerkib nagu paremini. Jääb siuke mõnusam. Pane jah julgelt. Pane äkki maltoosa ennem ja laota nagu üle jahu laiali, siis ta nagu seguneb natuke paremini. Siis kui segama hakkad, siis tuleb hästi korralikult läbi segada, et jääks jahutükke sisse pärast. Õluga. Ja mina siis jätkan salati tegemisega. Paar komponenti veel lisada. Ja vee võin ka lisada või ootan natuke? Pane vesi ka kohe ära. Salat tuleb ka siuke suvine, et praegu suurepärane mõnusa grilli kõrvale kasutada. Tuleb palju köögivilju sisse ja see kruup annab eriliselt mõnusa tekstuuri talle, see krõmpsu. Käsitsi segamisel on ka mingi teooria juures või? No ikka öeldakse, et nagu kui käega segad, see on käe hea energia sees. Nagu leivateos vähemalt vanaema ütles küll niimoodi. Nojah, minu vanaema siin on ka ikka oma jagu leiba küpsetanud. Aga tal meeldis kapsalehti alla panna. Ma ei tea, kas seda traditsiooni veel jäänud on kuskil.
tundub päris hea olevat, nüüd peaks tooma vormid ja jagame see täpselt kahte vormi ja siis saamegi panna ahju, sest ahi on juba eelsoojendatud. Nüüd lähen otsin vormid. Ja, too vormid uuesti külmkapist tagasi. Mina olen vahepeal jõudnud ära hakkida sisse maasitusingi, kahte värvi lihatomati, punase sibula ja marineeritud kurgi. Läheb juurde veel redis ja see läheb kaste peale ja pärast läheb natukene spinatit. Ja kastmeks, nagu ennem sai öeldud, läheb siis maitsestamata jogurt. Põhikomponendid on peaaegu olemas, redised ka juurde. Nii, leidsin üles. Ja suurepärane. Ja ma saan aru, et ma pean käsitsi kaaluma. Jah, panesin silma järgi niimoodi 2. Et ideaalis võiks olla 750-800 grammi leib, sest tunni ajaga küpseb täpselt ideaalselt ära. Pane niimoodi 2 korda, et üks pool täis ja siis teine pool täis. Kas ma silun teda ka või ta? Lase natukene vajuda ja siis kui me kaera pealt peale paneme, siis näppudega nagu silume ta paika. Minul on siis komponendid salati sees kõik olemas. Nüüd paneme see peale maitsestamata jogurti. Ja lisame teralist sinepit, soola, pipart ja suhkurt. Ja nüüd raputame kaarel peale ja siis saab näppudega kergelt ühtlaseks teha. Need peaks kõik siia ära mahtuma, jah? Ei, päris kõik ei pea. Ma ei pea. Aga kui läksid kõik, siis seda pole. Jahujaani kaarel pole kunagi liiga palju. Jah, väga õige. Ja nüüd, mis siis muud, kui läheb... Silun siis natuke või niimoodi väristada ka või see mõjub pigem halvemini? Ära värista, pigem proovime 3 näpuga niimoodi ühtselt ära nagu suruda. Et siis lähevad nagu rohkem sinna taigna sisse ja siis on vähem tõenäoline, et nad ära põlevad alguseks, kui nad lahti lähevad. Nüüd paneme siis külmkappi ka salati seisma selleks ajaks, kui leib on ahjus ja pärast lisame ainult spinatilehed ja saab siis sooja leiba kõrvale süüa. Ja oleme jõudnud sinnamaani, et võib leivad lahti viia ja salati külma panna. Ja lähme. Lähme viime ära. Ja oleme oma asjadega jõudnud sinnamaani, et leib on valmis ja lõigatud, salat on ka serveeritud. Mis muud kui maitseme Tiit ja aitäh, et kutsusid külla, et sai koos kokata. Oli tore, et saite siis tulla proovima meie tooteid ja loodame, et siis kohtume edaspidi tihemini. Salat oli küll suurepärane. Väga hästi. Sobivad need asjad kokku siin. Ja, gruup on suurepärane. Leiba ka kohe. Krõmps, pehme. Kõlab nagu oleks jahujaani jahust tehtud. Ei ole midagi öelda, jahujaani jahud on suurepärased. Et meile head isu ja teile head katsetamist. Aitäh! Aitäh!